Tervist kõigile! Te vaatate Mõtlemaatikat. Täna kavatseme lahendada läbi 2023. aasta kitsa matemaatika riigieksami teise osa. Hoidke silmas, et minu lahenduskäigud võivad erineda sellest, mida on teile õpetatud. Kuid vastused peaksid meil samad tulema, sest need on kontrollitud Harno materjalide lehelt. Sellega soovin teile ilusat vaatamist ja lahendamist. Ülesanne 8. On antud funktsioon fx võrdumas -x ruudus -2x pluss 3-ga. Punkt 1. Arvutage funktsiooni fx nullkohad ja graafiku haripunkti koordinaadid. Alustame nullkohtadega. Selleks paneme funktsiooni võrduma nulliga ning korrutame ka läbi terve rea -1-ga. Kasutades Viete teoreemi saame, et x1 on -3 ja x2 on 1. Leiame järgmisena haripunkti, kasutades selle leidmise valemit. X saame -1. Paneme -1 algvõrrandisse ning saame y-x 4. Seega haripunkt asukoht on -1 ja 4. Punkt 2. Joonistage funktsiooni graafik. Lisame nullkohad ja haripunkti ning tuleb parabool. 3. punkt. Viirutage kujund, mis on piiratud x-telje ja funktsiooni fx võrdumas -x ruudus -2x pluss 3 graafikuga. Arvutage selle kujundi täpne pindala. Et leida pindala, peame kasutama integraali. See on piiratud 1 ja -3-ga. Võtame järgmisena algtuletise. Nüüd lahutame x1 algtuletisest x-3 algtuletise ning saame vastuseks 10 2/3 ruutühikut. Seega lõppvastus on, et funktsiooni nullkohad on -3 ja 1 ning haripunkt on -1 ja 4. Kujundi täpne pindala on 10 2/3 ruutühikut. Ülesanne 9. Kati otsustas oma füüsilise vormi parandamiseks käia iga päev kõndimas. Talle hakkas kõndimine järjest enam meeldima ning alates teisest päevast kasvas tema sammude hulk iga päevaga ühe ja sama arvu võrra. Esimese 30 päevaga tegi ta kokku 297 750 sammu, kusjuures 2 esimese päevaga kõndis ta 12 825 sammu. Mitu sammu tegi Kati punkt 1 esimesel päeval? Kuna meil ei ole täpseid algandmeid antud, nagu A1, peame tegema võrrandisüsteemi. Teise päeva ehk liikme saame välja kirjutada kui A1 pluss D. Seega A1 pluss A1 pluss D oleks võrdne 2 päeva sammudega. Teame ka, et ta tegi peaaegu 300 000 sammu, seega peame SN valemi võtma. Järgmisena ülemises võrrandis liidame A1 kokku ning alumises võrrandis korrutame tervet rida 2-ga, et saada murrust lahti ning siis viime 32 poole, jagades sellega. Kasutame liitmisvõtet, seega peame korrutama näiteks esimest rida -1-ga. Järgi jääb 28 teed võrdumas 7000-ga. Jagame terve rea 28-ga ning saame D-väärtuseks 250. Paneme D-väärtuse ühte võrrandisse ning eraldades A1 saame selleks 6300. Teine punkt. Mitu sammu tegi Kati 30. päeval? Selleks kasutame AN valemit, sest meil on A1 ning D antud. Vastuseks saame 13 550. Seega lõppvastus on, et esimesel päeval tegi Kati 6300 sammu ning 30. päeval tegi Kati 13 550 sammu. Ülesanne 10. Veoauto, buss ja sõiduauto sõitsid linnast A linna B. Esimesena alustas sõitu veoauto. Pool tundi hiljem väljus buss ning 15 minuti pärast bussi väljumist asus teele sõiduauto. Veoauto keskmine kiirus oli 60 km tunnis ja bussi keskmine kiirus oli 80 km tunnis. Punkt 1. Arvutage sõiduauto keskmine kiirus, kui on teada, et kõik 3 sõidukit jõudsid linna B üheaegselt. Oletame, et veoauto sõiduaeg on x tundi. Seega saame teha võrrandi, kuna teame, et ta sõitis 60 km tunnis ning buss jõudis samaaegselt 80 km tunnis, aga buss alustas sõitu pool tundi pärast veoautot ehk x -0,5. Eraldades x-isid saame selleks 2 tundi. Seega linnade vahelise kauguse leiame korrutades veoauto kiiruse ja aja kokku ning saame 120 kilomeetrit.
veoauto sõiduaeg on siis meil 2 tundi ning bussi sõiduaeg oleks 1,5 tundi. Kuna sõiduauto asus teele 15 minutit pärast bussi, teeme selle tundideks. See on 0,25 tundi. Sõiduauto sõiduaeg oleks siis lahutades 2 tunnist maha pool tundi ja 1/4 tundi. Vastuseks saame 1,25 tundi. Et leida keskmine kiirus, nüüd peame lihtsalt kauguse jagama ajaga. Vastuseks saame 96 kilomeetrit tunnis. Punkt 2. Linnade B ja C vaheline kaugus on 240 kilomeetrit. Kui palju maksab antud vahemaa läbimiseks sõiduautole vajalik kütus? Kui 100 kilomeetri läbimiseks kulub sellel autol 7,5 liitrit kütust ja kütuseliitri hind on 195 eurot. Et leida kütusekulu, korrutame 7,5 liitrit 240 kilomeetriga ning jagame 100 kilomeetriga. Vastuseks saame 18 liitrit. Kuna 1 liitri hind on 1,95 eurot, korrutame selle 18-ga ning saame 35,1 eurot. Seega lõppvastus on, et sõiduauto keskmine kiirus oli 96 kilomeetrit tunnis ning kütus maksab 35 eurot ja 10 senti. Ülesanne 11. Silindrikujulise klaasi põhja läbimõõt on 7 sentimeetrit ning kõrgus 13,5 sentimeetrit. Klaas on veega täidetud nii, et veetase on klaasi ülemisest äärest 1 sentimeetri võrra allpool. Veekogus klaasis moodustab 2/5 kannus oleva veekogusest. Arvutage, mitu liitrit vett on kannus ja kui kõrgele ulatub selles veetase, kui kann on korrapärase nelinurkse prisma kujuline ja selle põhiservad on 11 sentimeetrit. Kannu ja klaasimaterjali paksus jätke arvestamata. Algandmeteks meil on läbimõõt ehk D, mis on 7 sentimeetrit. Samuti on meil olemas kõrgus 13,5 sentimeetrit. Kuna veetase on kõrgusest 1 sentimeeter allapool, lahutame kohe selle ning saame 12,5 sentimeetrit. Leiame ka raadiuse, jagades läbimõõdu 2-ga. Selleks saame 3,5 sentimeetrit. Arvutame algselt veeruumala, korrutades pi raadiuse ruuduga ning kõrgusega. Vastuseks saame 481 kuupsentimeetrit ligikaudu. Kui see ruumala moodustab 2/5 kannu ruumalast, peame lihtsalt jagama need ning saame 1200 kuupsentimeetrit ehk 1,2 liitrit. Kuna kann on nelinurkne prisma, on selle põhjapindala külgruudus. Seega teades, et põhiserv on 11 sentimeetrit, paneme selle ruutu ning saame 121 ruutsentimeetrit. Kuna peame veel leidma kannus oleva vee kõrguse, saame eraldada selle ruumala valemist. Vastuseks saame ligikaudu 10 sentimeetrit. Seega lõppvastus on, et kannus on 1,2 liitrit vett ja veetase ulatub 10 sentimeetri kõrgusele. Ülesanne 12. Koordinaattasandil on antud punktid A, -1 ja 6, B, 5 ja 3 ning C, -2 ja -1. Punkt 1. Koostage sirge AB võrrand. Meil on antud punktid A, B ja C. Et teha sirge võrrandit, saame kasutada sellist valemit. Sisestades X-id ja Y-id valemisse, saame esimese murru nimetajasse 6 ning teise murru nimetajasse -3. Kasutame ristkorrutist, et saada lahti murdudest. Korrutades surud lahti ning eraldades Y, saame selleks -0,5x pluss 5,5. Punkt 2. Punkti C läbiv sirge on ristisirgega AB ja lõikub sellega punktist D. Koostage sirget CD võrrand. Meile on öeldud, et risti sirgega AB ning sirged, mis on risti, on nende tõusude korrutis -1. Seega teades, et sirge AB tõus on -0,5, saame eraldada sirge CD tõusu sealt. Vastuseks saame 2. Paneme arvud nüüd puute võrrandi valemisse ning eraldades Y saame 2x pluss 3. 3. punkt. Arvutage punkti D koordinaadid ja lõigu CD pikkus. Oletame, et punkti D koordinaadid on X ja Y. Kuna punkt D asub mõlema sirge lõikepunktis, paneme nende võrrandid üksteisega võrduma. Eraldades siit X-i saame selleks 1. Nüüd paneme X-i asemel 1 sirge CD võrrandis ning saame 5. Seega punkt D asub 1 ja 5. Et leida CD pikkust, saame kasutada tavalist vektori pikkuse leidmise olemit. Täpseks vastuseks tuleb 3 ruut juurde 5 ehk ligikaudu 6,7 ühikut.
Seega lõppvastus on, et sirge AB võrrand on y võrdub -0,5 x pluss 5,5. Sirge CD võrrand on y võrdumas 2x pluss 3-ga. Punkti D koordinaadid on 1 ja 5 ning lõigu CD pikkus on 6,7 ühikut. Sellega saime teise osa eksami lahendatud. Ma loodan, et kõik oli arusaadav, kuid kui midagi jäi veel arusaamatuks, saad alati jätta kommentaariumisse oma küsimused ning proovin vastata sellele lähimal võimalusel. Kindlasti likeige seda videot, kui oli sellest abi ning video descriptionist leiate ka playlisti, kus on kõigi aastate lahendusvideod olemas, nii kitsa kui ka laiemad. Aitäh, et vaatasite seda videot ning edu lähenevatel eksamitel!